Tere tulemast tutvuma elektromobiilsuse tähestikuga. Seekord räägime pistikhübriidide ja täiselektriliste autode sõiduulatusest ja marsruudi planeerimisest. Tähestikust vaatame C-d, EQA-d, EQB-d ja EQS-i. Kui kaugele saab elektriga sõita? Millega tuleks marsruudi planeerimisel arvestada? Need on paljude jaoks olulised küsimused. Alustuseks võib tõdeda, et avalike laadimispunktide võrgustik on juba üsna lai ja see kasvab kogu aeg. See võimaldab teha ka pikki sõite, kui marsruut eelnevalt läbi mõelda. Sõiduulatus ühe laadimisega sõltub eelkõige autost. Erinevusi on nii automarkide kui ka mudelite vahel. Laetavate pistikhübriidide puhul tasub meeles hoida, et neil on elektrimootori kõrval olemas ka sisepõlemismootor, millega jätkub sõit ka siis, kui elektrienergia otsa saab. Elektromobiilsuse tähestikus on C pistikhübriidide tipp, sest Mercedes-Benz C-klassi elektriline sõiduulatus 108 km on turul üks parimaid. Sellest piisab enamiku inimeste igapäevasõitudeks. Täiselektriautode sõiduulatuse erinevus on suur, kuid igal juhul räägime sadadest kilomeetritest. Näiteks Mercedes elektriautode sõiduulatus on sõltuvat mudelitest ühe laadimisega alates veidi enam kui 400 kilomeetrist kuni enam kui 700 kilomeetrini. Näiteks EQA sõiduulatus on kuni 436 ja EQS-i oma kuni 738 kilomeetrit. Samas on oluline teada, et sõiduulatust mõjutavad ka sõidustiil ja sõidutingimused. Kasutatavad lisaseadmed, nagu näiteks kliimaseade, vajavad elektrit ja lühendavad sõiduulatust. Talvel on aga soovitatav autot enne teele asumist eelsoojendada, et see ei kulutaks nii palju elektrit auto kütmiseks sõidu ajal. Teekonna planeerimisega saab tagada, et elektrit jätkub kuni sihtkohani. Teekonda võib planeerida näiteks spetsiaalse mobiili või veebirakendustega. Kui autot laadida näiteks seinepausi ajal, ei põhjusta see ka liigset viivitust. Mercedese täiselektrilistes autodes saab marsruuti planeerida auto enda navigatsiooniseadmega. Toome elektromobiilsuse tähestikus siinkohal näiteks EQB. Auto mõtleb teie eest, kus ja millal oleks hea laadimiseks peatuda, et teekond algpunktist lõpp-punktini kulgeks võimalikult sujuvalt. Teie määrate lihtsalt sihtkoha ja auto arvutab välja marsruudi. Nii valmistab auto ette ka laadimiseks, näiteks optimeerides enne laadimise alustamist aku temperatuuri. Selles osas rääkisime pistikhübriidide ja täiselektriautode sõiduulatusest ja marsruudi planeerimisest. Lisaks vaatlesime natuke täpsemalt C-d, EQA-d, EQB-d ja EQS-i. Mercedese valikus on tähti A-st kuni S-ini, mis tähendab, et igale autojuhil leidub just temale sobiv elektriline auto. Tutvuge Mercedese pistikhübriidide ja täiselektriautodega lähemalt ning vaadake elektromobiilsuse tähestiku sarja teisi episoode aadressil mercedes-benz.ee.